No nii, seoses rahaga siis rahameister on minu jaoks Eva Lepik ja ma olen jälginud teda paar aastat ja täna ta kirjutas välja järjekordse postituse, kus ta siis pakkus tööd iseendaga, temaga, mille tasu on 8000 eurot. Ma vaatan, kas ma leian ka üles konkreetselt, mis postitus see oli Eeval. Internet on väga aeglane praegu, mikski pärast, et nii, 2 päeva tagasi ta postitas ja postituses on kirjas. Ma proovin seda eesti keelde tõlgida, et tuleb üles koht, kus sa lõpetad üritamise, et see nagu töötaks. Et tõesti, ma olen kohas, kus ma olen proovinud igasuguseid asju, et see töötaks seoses rahaga, erinevaid tooteid, erinevaid viise, erinevaid reklaame. Ma olen õppinud 2 aastat Tallinna majanduskoolis sotsiaalmeedia turundust ja ikka ja jälle ma olen kohas, kus ma tunnen, et rahast on puudu ja ma tahaks rohkem, et täita kõiki oma soove ja vajadusi. Lõpeta järgi jooksmine. See on see, mis ma teen. Lõpeta kontrollimine. See on ilmselt ka. Lõpeta luupimine. Luubis ma olen ka. Mitte sellepärast, et sa annad alla, vaid sest sa näed selgelt. Mitte miski, mida sa üritasid saada, ei olnud kunagi väljaspool sind. See kontseptsioon on mulle väga selge. See on see, kus realisatsioon stabiliseerub. Mõistmine stabiliseerub. Ma avasin selleks ruumi. See ruum on nüüd avatud. Kuld 8000 eurot. Kui sa tead, sa tead. Selleks, et siseneda, kirjuta mulle DM-i. Ja ma vaatasin seda ja pilt oli The end of money. Raha lõpp. Ja ma kirjutasin sinna kommentaari, et aga kui ma tahan seda, aga mul ei ole selleks raha, ehk siis ma räägin sellest 8000. Ja Eva kirjutas mulle selle peale sõnumitesse. Ja nüüd ma loen teile, mis me kirjutasime. Ma ei saa nüüd sellele ligipääsu pole. Oho, enam ei ole ligipääsu sellele. Oota. Mul on vaja PIN-koodi, et taaskäivitada chatid. Kus need PIN-koodid siis, kuhu see PIN-kood siis tuleb? Proovime avada teine Facebooki leht ja leida need koodid siis. Whatsoever. Kuradi koodid.
koode ma ei leia. Pean ise tuletama endale meelde, mida ma talle kirjutasin. Ühesõnaga ma kirjutasin talle, ma kirjeldasin talle enda olukorda, et hetkel mul on nii palju väljaminekuid ja iga aastaga mu raha tegelikult väheneb, kuigi ma tõstan hinda ja ma tahan iga aastaga aina vähem tööd teha ja ma olen väsinud tööst. Ma tõstan hinda, aga hästi vaikselt või tegelikult suht minimaalselt ja ikka veel selles mõttes, et mulle kirjutatakse, et see on mega ränk ja mega palju ja kulutusi on palju, ehk siis umbes 5000 eurot läheb ainuüksi sellele, et ma lähen oktoobris reality show'sse osalema. Ja mul on seda vaja oktoobrini. Lisaks sellele auto seisab, remont on 1000 eurot. Lisaks sellele teekoolid on vaja kinni maksta, mis teine tase, esimene tase, mis on 400 euri, siis veefiltrid on vaja paigaldada, mis on 60 euri ja mis mul siin veel on. Ja muidugi ma tahaks erinevatele koolitustele veel minna, mul lihtsalt ei ole selleks võimalust. Ja ma kirjeldasin seda kõike Eevale ja ütlesin, et kui mul oleks see raha praegu, siis ma tuleks täiega. Ja selle peale Eeva vastas, et ma kirjeldan täpselt, miks mul seda raha ei ole. Sest ja samal ajal ma ütlen, et kui see raha mul oleks, siis ma tuleks. Ja et see ongi see muster ja see ei tule rahast. Ehk siis mul ei ole raha. Ma kirjeldan väga täpselt, miks mul seda ei ole. Sest ma seda tahan, äkki sellepärast. Ja samal ajal ütled, et kui oleks, siis tuleksid. See ongi see muster, milline muster, et ma soovin raha ja samal ajal mul seda ei ole, kas see ei saa aru. See ei tule rahast, see on selge, et kõik algab minust. Asi pole üldse rahast, see on selge. Kõik tuleb sellest, et sa valid endiselt versiooni endast, kelle jaoks seda ei ole. Ma tõesti valin seda versiooni, sest ma ei oska valida muud versiooni, kellel on see raha. Ja see ei muutu enne, kui see valik muutub. See ruum ei ole selleks, et oodata, kuni see tekib. See on koht, kuhu astutakse enne seda. Ja see ei ole kõigi jaoks. Ma mõtlen, et see ruum, ta mõtleb nagu seda ruumi, mis ta loob või see valiku koht. Ja siis ma ütlen, et ma ei oska valida versiooni, kus mul on see raha, et ma ei oska valida seda lihtsalt. Ja ta ütleb, sa ei peagi seda oskama, see ei ole midagi, mida õpitakse, see on koht, kuhu astutakse ja see tundubki võimatu selle versiooni jaoks, kus sa praegu oled, sellepärast see ei muutu mõtlemise või proovimise kaudu. See muutub siis, kui sa ei vali enam seda sama kohta. Ja see on see piir, kus enamik peatub. Kuidas mitte valida seda sama kohta? Kuidas astuda sellesse reaalsusesse, kus mul see raha juba on ja siis see nagu tuleb järgi. Ma ei oska. Kui keegi oskab, siis palun öelge mulle, palun näidake. Ma lihtsalt annan alla siin.